ameeriklased söövad peaaegu samamoodi nagu meie, tähendab suuga. Aga vahe on selles, et nemad söövad seal igasuguseid muid asju, mida me võib-olla vanemad inimesed mäletavad, nooremad on nimepidi kuulnud ja mõni pole isegi näinud. Tähendab, meil oli kas see võimalus ja siis, kui me seal esimest või teist korda laua juurde sattusime, siis alati tekkis kohutav tahtmine ennast hoiatada. Ja siis me mõtlesime seda ka, et vaadake, nüüd varsti peaks meil siin elu Eestimaalt palju paremaks minema, et tekivad ka jälle igasugused asjad toidulauale. Ja sellepärast me tahaksime laulda nüüd hoiatuslaulu. Seltsimehed, olge valvsad, süües kasvab isu. Minu punakasse vatsa mahu, söögikraamid külla ka. Jäädagraami koolisega pahu, siis ei ole maa. Rõhku mahu peet, mis maitseb magus, minu suu ei ole seinapragu. Alguses kastakse saia või üks jagu jääks kerge munaroog. Suitsuanger ja see lõhe kaari, aga minu vallis para. Aga enne kõike pala, söögi alla veket. Ja, söögi alla veket. Ja, söögi alla veket. Küll on hea, käes on lõhnaaeg ja laual rammulemed, austrid sidrunitega. Rikasse ja šampinjoonid, seened, veini kahved predevad. Põrsapõngerjas ja pardid, pahumoor ja koogid, korbid, pulgid, šokolaad ja tordid, salatid ja hõlpasteed. Suitsusik ja vorstid, herned, karbonaad ja pekid, kõrned. Jäätiskreen sellega hõrnad, voolapojadena pekk ja, voolapojadena pekk. Küll on hea, kui mul kadunud õnnestuks isu, vastu meelt on söök ja joo. Kuuma tee on ainult õige pisut, kuni maitsma hakkab too. Ööseks ometi ei või just surna nälga, maitsema peab teki sülti söö. Sütsusink on maius sena, maisalga lausa keele alla viib. Lõpetuseks veel deserti mitut sorti, loputuseks veidi šampust peale torti. Pärast keskelt kohast portveini, porti, lõppenud on päevatöö. Ja, lõppenud on päevatöö. Ja, lõppenud on päevatöö. Head isu. Ja nüüd anname hetkeks sõna taas parodist Rein Toomingale. Tere jälle. Vabandan väga, et prillid ette panin. Ma räägiks teile loo, kuidas ma käisin Mao röntgenis. Aga see on eestlastele omane peale seda sööki ja jooki, et midagi jääb kuskile sellist, mis hakkab põdema ja põdema. Kuidas seda juttu räägiks Jüri Järvet? Ta räägiks seda juttu umbes niimoodi. Tead näukal lugu, tead. Kui ma läksin Mao röntgenisse, tead mul polnud mitte midagi kaasa võtta. Kurat, ma olin vana mees, ma ei mäletanud, kus uksest ma sisse läksin, aga mulle meenus pime ruum. Tead, kurat, seisan sealt, et üks mees tuleb vastu, küsib, kas sa oled haige või. Ma ütlesin, ma olen vaimuhaige ennem kui Mao haige. Siis küsivad niimoodi, et kurat, kas sa jood ka midagi? Ma ütlesin, ma jooksin, mul ei juua. Tuli üks mees sisse, kurat, küsib, kas tassi on. Ma ütlen, et on, kurat, siin akna laua peal on tass, suur portselanist tass. Kurat, võttis tassi mu keest ära, pani täis, aga ma ei tea, mis sa valas. Piina vist valas sisse, kurat, tahtis juua. Arst ütleb, astub siia vahele. Astus vahele, võttis selle tassi kätte, kurat, et arst ütleb, kas sa juua oskad. Ütleb, et ammu oleks aeg külm on juba, kurat, et paljaks võetud. Hakkas jooma, et natukese haaval niimoodi, võttis lonksu ja võttis 2. Ja siis küsis, kas peale midagi ei anta. Mõtlen, reis, ma pole kunagi ilma peale võtmata midagi teinud. Aga nüüd näed, kurat, niisama pean võtma.
king tassi ära ja kogu lugu, kurat, saadeti minema. Ma läksingi välja ja kogu lugu, noh, niimoodi on Mao Rõnken. Ma ei mäleta, võib-olla see oli eile või üleeile. Ja küll see ei tulnud nüüd päris nii, aga mis ma siin ütlen selle kohta? Võib-olla seda, et selles laulus, mis siin oli, on väga suur kreedo. Selleks, et süüa ja juua, peab oskama olema selline, et ise midagi välja pakkuda. Näiteks, kuidas Aarne Üksküla ütleks antud juhul meie keskkonnas siin. Linnamäe koloosi 40 aastat. Sõna ja sinu... Ma ei mäleta, kurat, kas ma tahaksin teiega üldse rääkida, võib-olla ma ei tahaks. Aga mulle tundub, et vaata, kui venelane tuleb välja, siis temal on mingisugune uudis hinges, aga meil eestlastel on veel suurem uudis, see on ajalugu. Nii kui venelane sülitama hakkab, nii hakkab nõges kasvama. Aga nii kui eestlane sülitab, nii tuleb sinilolli. Võib-olla me peaksime siduma omavahelised kohad, et ise mitte lollakaks minna. Kuna Moskvas on väga suur kongress ja meil on väga suur erinev kongress, siis võib-olla tohiks pakkuda ühe hääletamise välja. Вот вы понимаете, вот, куда мы пойдем, зачем эти отношения международные, такие вопросы. Вот голосуем, вот если вы держитесь на ансамбле, что они готовы, чтобы выступаться, вот понимаете, вот, это самое главное, что вот это в вашем колхозе поднимает ваши народы, наши отношения, вот, мы не должны так, чтобы это нам надо, там надо. Всем надо, понимаете, вот туда надо нам пойти. Зачем это надо? Это самое главное, чтобы вы поняли, чтобы мы поняли вот эти вопросы. Вот это самое главное, чтобы это не так, что я здесь постою и говорю, а вы сидите. Вот, если так надо, тогда дальше так надо держаться. Вот так. Ну а после этого, я думаю, значит, там это самое, что мы поднимали эти вопросы. Там надо дальше держаться. Вот если я могу с благодарением и уважением, значит, благодарить и здесь эти самые, которые пели, осуществляют программу, вот самую народную программу. Что это самое важное. Вот вы понимаете, куда мы пойдем, зачем это. Вот это самое, значит, историческое отношение. Сегодня, где только, ну, послезавтра будет то же самое, что мы поговорим, вот там, эти вопросы, там, что это Лина то поднимает, вот это надо голосованием сделать. Народном-то первопытности, вот это надо осуществлять, вот эти вопросы. Понимаете, вот куда мы пошли, вот зачем это мы осуществляем. Вот. Они спели, еще споют, вот, прошу, вот, если они, значит, споют, вот это на благо народа, на благо Линномесского колхоза, на ваше, значит, держание, на ваши отношения. Голосуем, что они будут, значит, выступать или не будут. Поднимаем депутатские карточки на руку. Ну вот, вижу, что это получается. Вот давайте, что это такое. Vaadake, kallis rahvas, kui me seal kaugel Ameerikas olime, siis me saime seal kokku väga paljude väliseestlastega ja nad saatsid teile ühe tervituse, ühe helilooja poolt ja selle laulu me teile nüüd ette laulame. Kõige huvitavam on see, et kui süda on eestlase oma, siis te saate sellest Ameerika helilooja laulust aru, nii nagu me laulaksimegi eesti keeles. Poisiklundi põlve pikkus meelikas laul,
Selgu linnas tüdruk eksis suunil ka laul. Sirgus suureks poisikene viisime vallas, laulusuine tüdruk noorus radasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Kanu alla tüdruk kõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõtta, saatjaks ta laul. Laule lauldud lõbusaid ja kurvameelseid, vastu karva viisikesi mitmekeelseid. Kraamil istud elu vankri teele, upitas laul. Palju näinud on laul, kõike meenutab laul. Viisikatest möödunud aegade ruud, suuremaid sügisluud. Laulsid lapsepõlvest laulu Mikku ja Main. Sauna taga oli siin, on lõhkinud pain. Allikust laadad tastis valge kodus, mutti olnud kadakõõsa juke all kodu. Mööda pikka talveteed sõitsid saanid ja reed. Vahel kalli malka kirja postipoest müüi. Palju polest tohtinud olla üks ainus öis. Miki hiirgot Pirital merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingut võitis. Halli päine paadimees veel silmiga sööb. Lenda, lenda leppaliin, viimast korde palun siin. Lenda üle suure vangri ja vee, viigu sõbrannale. Lenda üle suure vangri ja vee, viigu sõbrannale. Viigu sõbrannale. Viigu sõbrannale. Kui nüüd rääkida paari sõnaga Ameerikas, siis tõesti kõige rohkem torkas silma see, et seal elavad nii inimesed kui neegrid elavad hästi. Ja tähendab, ainukene see naljakas asi, mis silma torkas, oli see, et meie neegrite ja nende neegrite vahet ei ole. Ah soo, üks vahe siiski oli, tähendab, vahe oli selles, et seal on sihkad kooritud, siin ei ole. Ja tähendab, noh, kui nüüd veel rääkida, muidugi fantastiline on see, millised on seal teed. See on umbes niimoodi, et noh, seal ühe koha peal oli ka niisugune mägedega koht ja seal oli siis noh, seal teed käivad üksteise alt läbi ja siis ma vaatasin niimoodi sügaval alla, seal oli 2-3 teed, ma tegin, oh issand jumal, vaatasin üles, seal oli veel 2. No aga nüüd, nagu te kindlasti võite aimata, riiklikus akadeemilises meeskooris on väga vähe naisi. Praktiliselt nagu ei olegi. Ja sellepärast meile naisterahvad väga meeldivad. Eriti kui me oleme, noh, kas või juba 1,5 meetrit kodust kaugemale saanud. Nii, ja sellepärast lugupeetud kallid daamid, igas vanuses daamid, järgmine pala on pühendatud otsast lõpuni kõikidele teile. Mind poissmed oli kandnud siia sinna ja mõtlen nüüd, et aeg on kosja minna.
mu pruutlas olla lahke noor ja lõbus ja treenikombeid veidi tuntu ka. Mul onu ütles 10 kord sa vali, sest poisa sõit mu poisse pole nali. Võtad sa naise liiga vaese, tõmbad sa endale koorma kaela, võtad sa naise liiga rikka, viibid tema tuhli all. Võtad sa naise liiga näotu, oled kui kalake kuivale jäetu, võtad sa naise liiga kauni, kergelt temast ilma jääd. Vaata ette kaalu hästi, kui sa selle sammu teed. On üpris tark ja mõistlik mees mul onu ja mõistlik mees ei räägi lolle sõnu. Ta juttu polnud kuulda kuigi mõnus, kuid siiski mõtlen naisukest võtta ma. Kuid kõik mu kallid naabrid hüüdsid võidu, kui võtma hakkad 10 kord sa vali. Võtad sa naise liiga paksu, laguneb majas sul kõik, mis raksu. Võtad sa naise liiga kõhna, murdub ta kui pilliroob. Võtad sa naise liiga tulele jäetu, võtad sa naise liiga pika, mis siis saab, kui välku lööb? Vaata ette kaalu hästi, kui sa selle sammu teed. Jah, ilma naisteta on kurmail, kaarosil päikeseta tundub küll. Võib-olla siiski ütleb veel, ma suudan veel. Jah, ilma naisteta on kurmail, kaarosil päikeseta tundub küll. Käigu kõik vanded põrgu, meie on vastu tõrgu, vaid meie juurde ma jään. Vaadake, selle laulu ajal ma vaatasin meesterahvaste nägudesse. Kuhugi kadus naeratus. Aga no ega me ei taha siis kohalike meestega tülli ka minna, nii et meie selle väikse kontserdi kvarteti osa viimane laul on pühendatud seltsimehed mehed kõigile teile, aga no meile muidugi ka. On looja loonud meile turske tändad, et teeme tööd ja lulli meile. On looja loonud meie tusked kämla, kui läbi pealt sul kõik, kui läbi pealt sul kõik, keegi teine ära teeb su töö. Kui läbi pealt sul kõik ei tee sa tööd. On looja loonud kiusatuseks viina, et näha, kas jääb kindlaks meeste mehed. On looja loonud kiusatuseks viina, kui läbi pealt sul kõik, saab kiusatus ja pattu teed. Kui läbi pealt sul kõik saab pattu teed. Meil elu tee käib sinka-vinka, kuid kui läbi pealt sul kõik siis see eluaeg. Eks tule naine, selle tarvis võtta. Mille? Et oleks keegi, kes su kaissu poeks. Eks tule naine, selle tarvis võtta. Kui läbi pealt sul kõik, naist ei võta sa, kuid säng on soe. Kui läbi pealt sul kõik su säng on soe. Kui läbi pealt sul ilmas kõik. Algab vaat, kui mees läheb üle aisa ja tõmbab ringi teiste naistega. On lausa pand, kui mees läheb üle aisa. Kui läbi pealt sul kõik, ei su naine seda teada saa. Kui läbi pealt sul kõik ei naine tea. Kui läbi pealt sul ilmas kõik. Nii, me täname teid ja nüüd palume peale ansambli meie teile tantsisime, nüüd hakkab teie kord. Head töötuju!